väga väärtustame sellist õuesõpet ja ka head koostööd vanematega ja see on nagu hästi palju pakkunud selleks võimalusi ja just sellist õhinapõhist õpet, mida see õppeaed just nagu seda võimalust nagu loob. Meie lapsed on selle taimekasti siis väga hästi omaks võtnud ja vanemad on asjaga ilusti kaasa tulnud. Et siis kevadel me külvasime sinna kartuleid ja pärast, kui me need nüüd sügisel üles võtsime, siis lastel oli väga suur üllatus, et pooled kartulid olid roosad ja pooled olid kollased. Ja siis meil tekkis selline kartulimatemaatikatund, kus siis lapsed võrdlesid kartuleid. Üks lapsevanem tõi meile rukkiseemet. Ja nüüd külvasime lastega siin rukkimaa ja juba meil siin sirgub. Me käime ikka vaatamas ja uurimas, et kui pikk, kui kõrge ja eks me siis vaatame, mis sellest pärast saab. Lastel on väga meeldinud siin taimekastis toimetada ja kui lapsed on siin õhtul hakanud koos vanematega koju minema, siis nii mõnigi laps kutsub oma ema või isa siia taimekasti juurde vaatama, et vaata, mis me täna tegime või mis siin taimekastis toimub. Ja vanemad on ka tulnud meile ütlema, et nii vahva, et teil selline võimalus üldse on. Meie rühmas on siis vihmaussi komposter. Ka rühm on saanud omale kasti, oleme saanud kasvuhoone. Meie oleme kasvatanud siin porgandit ja peeti ja kartulit ja siis me tegime toidukuivatiga kartulikrõpsu ja igasuguseid oleme küpsetanud kookis. Meil on siin rabarbarit veel ja rabarbari kooki küpsetasime. Roheline sibul, kui on sibulaeg, siis väga hea meelega lapsed söövad supi peal rohelist sibulat. Juurde siis tulevad kõik kompostimine, jäätmed, taaskasutus. Kuidas me oleme liitnud igapäeva õppetegevusega, oleme proovinud muuta seda üheks päeva osaks, igapäevaseks loomulikuks tegevuseks, et peale vitamiinipause kogumegi jäägid kokku, õue tulles viime kompostrisse, arutame lastega tavakompostri ja kiirkompostri vahet, laseme lastel otsustada, et kuhu me seekord võiksime jäätmeid viia. Ja meie eesmärgiks on siis lastele nagu näidata, et mis saab seemnest ja kust tuleb kartul. Aga et kui me panime see kartuli mulda, siis oli suur üllatus, kui me võtsime välja sealt terve suure pesakonna kartuleid. Ja lastel oli selline ärevus ja samas ka see, et kui me panime väikse redise seemne ja sellest tuli suur redis, et lastel olid väga suured emotsioonid. Et see on nagu meie eesmärk näidata, et kust tuleb siis toit meie lauale.